igaks juhuks kui ära kaob. Öösel 8 hommikul hakati tegema tööd, aga see väga ei häirinud. Korra ärkasin, siis ma lähen ära. Siin on siis siukene, siin on motiivtšik ja seal on mingi linnukene, mingitest tähega oli, ei mäleta. Ja siin on siis oliivistandus, vähemalt mulle tundub. Ja siin on mingi lagunenud vana maja. Nii et ma korra vaatame äkki. Lähme natuke sinna sisse ka. Aga muidu on üldiselt väga ilus koht, kus me siis valime. Väga vaikne oli, öösel oli null häält. Et siin küll tuul on, sest et tuleb välja, et me oleme põhimõtteliselt kilts ikkagi merepinnast üleval, mis on ikkagi suhteliselt palju, sellepärast on ka tuuline. Aga väga külm küll praegu ei ole iseenesest. Et minu arust täitsa on okei. Aga siuksed varemed siis. Ilmselt kellegi elumaja on olnud. Aga nüüd siis jah, on asi läinud katki. Seal on keegi, me sinna lähme. Seal on mingid inimesed. Aga väga chill. Ja täna siis on hetkel plaan see, et me läheme pesema. Ja peale pesemist siis vaatame edasi. Et me mõtlesime, et me sõidame mööda rannikuala. Et siin mägedes on ikkagi veits külm, aga eks näis. Tegelikult on meil päris palju kohti, mis jäävad ka natuke keskele. Et keeruline. Igatahes me kõigepealt lähme sinna ranniku poole, Alicante poole. Ja siis sealt siis liigume edasi. See vorst on täna nagu, see on nii palju lõhnu, et ta ei suuda ennast händlida kuidagi. Vot. Ühesõnaga, Maps jälle juhatab niisugused sellistes teedes. Kas me ei, sealt me ei saa kuhugi. Jaa, väga halb lugu. Ma ei tea, mis saab. Ma ka ei saa aru, ma ei tea, mis saab ostades. Miks ta siia meid juhatas? See on ka ainuke koht, kus saab selle eest. Päriselt. Jah, ma ei tea, mis saab siit ostades. Ma võin siit ära keerata, aga ma ei saa tagasi ka minna. Kaua ta seda laseb seal võtta? No me peame lihtsalt kannatlikud olema. Vaatame. Buenos días. No puede pasar que los ratoneros se queden ahí trabajando. Ok, so back. Vale, por aquí, recto para adelante. Ok. Thank you. Gracias. Jumalauda ausalt ka, nagu kus me oleme? Ma ei tea, miks sa valid siukseid kohti alati.
sa nagu paneks proovile. No, vaatame, kas sa siit saad läbi. Ei, ma panen proovile, kuidas närvisüsteem vastu peab. Oi. Oi. See on tee või? See tundub tee. Jah, on küll. Ma näen lossi. Aga vaata küll, sa vähemalt siin mingi asi. Ma ei tea, kuhu võiks. Lihtsalt just us things. Aga siit ei saa läbi, jah? Ai, tellis on seal. Igatahes, me üritame kuidagi kohale jõuda. Me nüüd läksime matkale. Jõudsime peale suuri seikluse kohale. Tuli täiesti normaalne tee ka siia, nagu arvata oli. Ja noh, praegu juba on siit vaadata. Seal on see loss ja kindlus, kus siis saab ka vajadusel minna. Vajadus. Kui sul on nagu räige lossi vajadus, siis sa saad minna. No kui on vajadus minna, noh, ikka tuleb vahest vajadus, kui ei liiguta enne. Aga siin me ei tea, kuhu me lähme, sest otseselt nagu mingi märke ei ole. Kõnnime. Siis kõnnime kuhugi. Ja. Kukkuda alla mäest. See on jumal küll. Temperatuur õues on täitsa okei. See on kinnaste paksu jope ja salliga. No aga ma olen alati paksult riides. Ma ei taha külma saada, ma vihkan külma. Siin on koobas. Saab elama minna. Saab elama minna. Nii et me siin kõnnime, vaatame, kuhu me jõuame. Ja ma ütlesin nii sulle, et mina enam ei vali mitte kunagi ühtegi kohta. Kuhu minna. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in, open my heart to this world. Open my heart to this world. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I can't find my way out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in, open my heart to this world. Open my heart to this world. All I see is in light. All I see is in light.
Kelkoll. Tere hommikust. Siukses kohas siis magasime täna. Siin on paar kämperit veel. Ma ei teagi, miks me siia teist otsa panime. Tegelikult oli siin, see oli natuke rohkem. Siin ees oli ka auto ja siin, kus ma olen praegu. Ja siin ikka oli autosid, aga väga rahulik. Keegi ei seganud, keegi ei karjunud. Ja täna on jälle mingi imeline ilm. Lihtsalt nii mõnus päike on. Vorst ära sikuta palun mu kaamera kätte, aitäh. Ja me siis tegelikult oleme suht seal koha lähedal, kus me pesemas käisime. Pesime mingis tankla, siis sõitsime läbi mingi linna. Siia üles mäe otsa jälle. Mingisugune kirikuparkla peaks olema. Nagu kuulda oli. Aga jah, siuke väga rahulik koht. Kuidas pidi see kaamera kõige paremini võtama? Et ei oska millegi üle isegi kurta. Kuule, ära söö sodimaast. Temaga jalutades peab kogu keerutama, sest ta ei oska nagu ühelt poolt sind kogu aeg minna, vaid ta on erinevates suundades. Jookseb ühelt poolt sind, teist poolt sind, siis see rihm on ümber sinu kogu aeg. Ja mis siis täna plaanis? Ei teagi, mis täna plaanis on. Ilm on nii ilus, et võiks midagi jõues teha. Aga ma ei tea mida. Kas vaatab, natuke võib-olla sõitma ka. Siukses kohas oleme siis Camino de la Cruz. Siuke mingi kirik. Et jah. Pole paha. Tule teiselt poolt korra poole. Ma ei pea kui keerutama. Ja ma ei teagi, ei oskagi rohkem midagi teile rääkida. Vaadake palun parem seda mäge ja seal mäe otsas on seal kuskil on mingi suur Jeesus. Vaadake seda Jeesust. Jälle ma keerutan, aga jah, siukses parklas siis ma olen. Ja Kärt on veel voodis, nii et mõtlesin, et ma naudin natuke ilma. Miks mitte, päike paistab mõnusalt näkku. Mobiililevi oli siin 0, aga meil on see Starlink, sellega enam-vähem see Starlink ei olnud ka väga hea, sest ta on seal puude vahel, aga sai oma asjad tehtud, mis vaja. Ja ega ei olegi vaja kogu aeg. Kuule, vorst, rahune maha. Ma nüüd istun siia pingi peale natukeseks ja naudin päikest. Aga eks me siis tunnen, et see on nii tavaline asi, mis kogu aeg öelda. Eks me siis ütleme, kui me midagi huvitavat teeme. Aga jah, siia. Sõidame siis nüüd ära sealt. Ma hommikul näitasin teile seda kirikut ja nüüd me sõidame siis järgmisse kohta, mis Kärt meile pani. Tegelikult me oleme juba peaaegu 1,5 tundi sõitnud. Või olemegi 1,5 tundi sõitnud? Ja me olemegi, jah. Ja 40 mitsa ja 40 kiltsa veel sõita. Aga millised teed seal on? Ei tea. Who knows? Praegu sõidame mingi kiirtee peal. Praegu on väga bueno sõita. Või bueno on ka vale sõna, sest siin on liiklust nii palju. Ja tuul on ka. Aga tegelikult on nagu oksõita. Ei ole väga keeruline sõita. Päike paistab ja ilm on ilus ja õues on 18 kraadi sooja. Nice. Ja ma panin jälle veel mingi käsle juurde, nii et pidi olema järvele ilusad vaated ja igas, ma ei tea, Kas ujuma ka saab järve minna? Ma ei tea, võib-olla saab. Polegi ujuma saanud selle reisi jooksul, ma mõtlen. Ei ole jah. Aga jah, siin on praegu ka päris ilusad vaated. See on eriti innovatiivne. Teise kaameraga teha ilusate vaadete pilte. Wow. Sa oled täna meil innovatiivne tüdruk. See on meil tootearendus kogu aeg käib, et teil oleks ilusam vaadata, parem kogemus, et te saaksite rohkem osa sellest, mis me teeme. Jaa. Et kommenteerige alla, kas sobib nii või ei sobi nii. Või te igatsete mu söögivideosid.
kindlasti igatsete Kärdi söögivideos. Ma arvan küll, et kõik igatsevad. Seda, kuidas sa krabistad seal kaamera ees nii. see on ASMR. See on ASMR või? Ma ei tea. Sellega jääb kurdiks. No ma nüüd tean, et see krõbiseb ja ma krõbistan kaugemal. Nüüd sa krõbistad kaugemal. Ja. Ei, no eks see areng peab toimuma. Võt, ma näitan jah, et ma panin kaamera praegu siia, enne me proovisime seal, aga siis see nagu ei töötanud. Nüüd me panime siia. Siis ta nagu töötab vist. Ma ei tea, me ei ole arvutis vaadanud. No jah, me ei tea, kas kui hästi nagu audio peale jääb, aga mina olen nii kaugel, et kas jääb peale ja võib-olla mitte. Võib-olla on ainult automüra, ma ei tea. Ja see automüra on küll palju, ma ei tea, kuidas seda vähendada. Ilmselt siis nende rinnamiklitega. Jah, tõenäoliselt. Vot. Me jõudsime nüüd siia linnakesse ja siin on eraldi karavani park, nii et me otsustasime jääme sööseks. 6 euri maksis siis parkimine. 24 tundi park. No 2 euri oli nagunii parkimine. Ja siis 4 euri oli ööga koos, nii et mõtlesime, et ei ole hullu. Ja nüüd me nad sööme ja siis me lähme avastame seda linnak. No ma ei tea, lihtsalt tundub rohkem nagu külakene, siin on nagu mingi üks tänav ja siis on see Castle. Põhimõtteliselt jah. Et siin ei ole nagu ots mingi linnakest, aga no, me vaatame. Ja sa tegid? Sõitsin ära kivi peale. Teiselt poolt. Bože moina. Ja, aga no siia oli torbik ette pandud, et ei saanud nagu sõita, siis me ei saanud aru, kas see töötab või ei tööta. Siis lõpuks üks onu tuli, hüppas mingi üle värava ja siis mingi alla. Siis ma ütlesin, et we want to go there ja siis ütles 6 euros. Nii et oleme siin. Aga noh, ütleme nii, et vaadet jagub. Ma ei tea, kõik parkisid sinna alla, me parkisime siin üles. Erilist intro veel. Ja siit läheb see tänav nagu siit üles. Selline on see pargikene ja külakene või kohakene. Lähme üritame selle lossi üles otsida. Pane kaugemale, sa oled liiga lähedal. Ma näin anna kohe minu. Ma saan ise ka. Mida? Tahaks mõõka. Ma ei tea, kas see on õige koht, aga võib-olla on. Suht tüütu oled varst ausalt öeldes. Not bad for a view nagu. Võta nüüd üle see operaator kõpsu tegemise. Olgu, ma siis võtan kaamera enda kätte, sest et Ints ei taha mind kaameras näidata. Ja siis ta tahab ise kogu aeg pildis olla. I'm joking. Või siia. Uslas Kaassello. Vaated on ikka väga ilusad. Pigem on jah. Järv on ka huvitavat värvi. On jah väga siuke sinine või rohekas sinine. Väga ilus on. Ühesõnaga, me oleme praegu mingis, ma ei tea, kas mingi mõis või mingi maja,
kus on siis mingi muuseumikene, kus on siis ja mingid mööbliesemed ja mingi värk, ma ei tea, kes need olnud siin on. Dormitori 1, noh, mingisugused ühiselamud siis. Aga need tuleb kõik enne läbi käia, enne kui lossi saad. Lossi ei lasta enne nagu. Aga iseenesest on ju tore, aga ei ole midagi nagu... Noh, pole nagu mingit juttu juures, vaata. Ma ei saa ju aru, mis see kapp on. No ilmselt on jälle mingi giidi sellega. No võib-olla jah, mingi lambikapp nagu see mind ei... No siin on püssid, no okei, musketid või midagi. Jah, musketiks kutsutakse sihukest relva. Aga ma kuulsin musketärid. Musketärid. Näe, vetsupott. Mõnus troon ju. See on väga mõnus troon. See on mugavam kui meil bussis. Aga ma ei tea, kes siis siin niimoodi elasid, aga keegi siin niimoodi elas. Noh, väike voodike. Said silmnäo puhtaks pesta. Ja see naine juba mikromildid on, see näetab sama. Mingi tähtsad naised siis? Need on mingid kõik... No mingi Casa Fortuna, ma ei tea, mis asi see on. Dormitori 1, Dormitori 2, Dormitori 3. Ei tea. No nad nägid kõik tol ajal samasugust välja, ma arvan. Vot, aga me kooserdame siin edasi siin läbi nende kitsasti koridori ja üritame lossi üles leida. Siin on mingi ruum. Ma ei tea, kas me tahame minna sinna. Siin on mingid vapid, särgid, värgid. Lambid. Mis asi? Noh. Eks nad on teinud. Võib-olla järgi teinud, võib-olla mitte. Siit saab kuhugi. Ma ei tea kuhu. Siit, kus me läheme? No aga vaatame, siit peaks lossi saama. Kenad vaated. Aga neid vaated nägite enne mõuest ka. Olgu, kõnnime edasi. Nagu ikka, vetsutuur. Vetsust siuke vaade. Vets on siuke. Ja nüüd lähen pissile. Tšau! Aga vaadake neid vaateid nagu. Retsid. Vaata, seal on see teine ööbimiskoht. See seal on tasuta. Seal, kus need autod on. See on see, mis ma panin. See on see, mis sa panid, jah. Jah, seal oleks ka okkald. Aga vaata, tee kõrval ja point on selles, et sealt üles siia lossi juurde oleks mingisugune 2 kiltse kõndida olnud. Jah, ja me pidime vahepeal koera ära viima, kui te tähele panite, sest koeraga lossi ei saanud. Nagu ikka. Et siis ma jätsin Kärdi lolli peaga üksi poodi ja läksin ise koer viima ja tagasi tulin, noh, tulemused käes. Ära ole siin. Olgu, ma olen vait ja vaatan neid. Vaatan vaateid. Teed 2 sammu ja juba jälle. Oma. Enne olime seal all siis. Ja nüüd oleme siin üleval. Tuulinen, aga muidu on ikka ülimõnus. Väga ilus koht, jah. Tegime seal pilte ja värke-särke. Kahjuks on liiga tuuline, et drooni lendama panna, et mul on nii pisike droon, et see läheb minema sellega. Või noh. Ja. Aga vaatame, äkki homme hommikupool on ilusam, vaiksam, siis ma sain kuskilt lasta kas või parklast drooni õhku. Siit poolt peaks olema ka näha siis seda kohta, kus me ööseks jääme. Näe ongi. Seal all on Matilda. Seal. Ja seal me siis ööbime täna. Teised kõik on seal allkorrusel millegi pärast. Aga me läksime ülesse poole, sest ma ei tea. Esiteks Starlinkil on seal heal levi ja teiseks oleme teistest eemal ka. Aga jah, see linnake on siis siuke. Siin ikka mingid elumajad on ka, et keegi ikka elab ka, aga enamus on ikka mingid söögikohad ja suveniiripoed ja mingid siuksed kohad. Et hästi palju suveniiripood oli. Ja see loss, või mis sellest jälle puu taga natuke paistab väike jupp. Sinna lähme ka kohe. Aga
ja juba need vaated on väärt seda. Aga mida ma ütleks, on see, et see oli ülikallis. Võrreldes nagu teiste muuseumitega, kus me oleme käinud, on see väga kallis, et siin oli 7 € pilet. 4 euri. 4 €. Ma ajan segast. Kokku oli 7. Kokku oli 7. Siis oli fine. Ma otsin, kuidas ajad. Ma millegipärast mõtlesin, et üks pilet oli 7 €. Ei, no siis on fine. 3 € eest on vaatamist ikka nagu, kas või need vaated juba on väga ilusad. See katedraal oli kõige palju. No seal katedraalis oli hästi palju vaadata ka selles mõttes. 9 euri. Ja noh, seal see torn ja no ma seal ei leia ka, et see oleks kallis. Seal oli vaadata küll. See on kõige kallim. Sa nagu vingud, et ma ei näita sind, aga siis sa jääd kuskile maha, hakkad oma telonäppi, kuidas ma sind näitan siis? Tegelikult me armastame ka üksteist. Ütleme nii, et sest Castellost ei ole suurt midagi järgi. Nagu näha, see on sissepääs. Siin on surnuaed millegi pärast. Mulle tundub, et see on veel kasutuses surnuaed. Ja, et siin inimesi veel maetakse, aga noh, sellest Castellost endast ei ole suurt midagi järgi. Ma kujutan ette, et kunagi ta oli siin see ikkagi jooksis siin mäeharja peal kuskil. Aga praegusel hetkel ei ole jah väga midagi. Mõnusalt ragised katused või asjad. Ei see vist mingi auto äkki sõidab, ma ei teagi ära. Või mingi ventilatsioon, midagi igastast teeb räiget häält. Aga lähme siit natuke sapped üles, siin on mingi trepp. Hops. Mul tunne, et see tuleb jälle hästi pikk video. Ja ongi kõik, see Castello saab siin läbi. Lihtsalt, see ongi kogu muusika nagu sein ees. See ongi see Castello nagu. Nagu ma ei tea, miks nad seda Castello pähe müüvad, siin ei ole Castellot. Aga vaata. Väga ilus on. Näed on ühed ilusad asjad. Seal taga on mingi hästi suur, kõrge tipp. Siin on siis see teiselt poolt vaade sellele Castellole või, ma ei tea. Mingi kabel tundub rohkem olevat, et kunagi oli see mingi kabel pigem. Aga see surnuaed on siis suhteliselt kasutuses veel. Ja kes siis ei tea, siis soojades maades siis maetakse inimesi sihukestesse kohtades. Ei panda maapõue. Et noh, siin on maapõue ka pandud, aga üldiselt ei panda maapõue soojemates omades. Ma tean, Itaalias ka on samasugused surnuaed ja... Aga noh, siin on jälle mingi siuke vaateplatvorm. Mis tundub siin tiim olevat. Samad vaated, mis seal teiselt poolt, aga no siit näeb seda kellatorni seal ja seda osa seal veel. Noh, suundume siit siis allapoole tagasi ja autosse ja siin poodi lähme. Me läheme poodi, meil on veel vaja raha raisata, tuleb välja. Jah, ma võin sulle ka midagi osta. Ma ostsin tegelikult täna sulle. Ma võin sulle veel osta. Ärge mõelge, meil on ühine rahakott tegelikult ja ma ei osta talle, me lihtsalt ostame koos. Et kui te mõtlete, miks ma võin pahaseks saada, saangi sellepärast pahaseks, ta raiskab meie raha. Mehe raha. Tegelikult mul ei ole nii kahju, aga ma lihtsalt ei saa aru, miks on vaja mingid vidinaid osta. See ei ole vidin, see on ilus. Ma ise näitan teile ja siis teie saate kommenteerida, kas see on ilus ja kas teie tahaksite sihukest asja, teie sõber teile tooks. Mingi 60% meie vaatajatest on mehed, nii et... Viimati on juba 30% ka naised. Oh, wow. Ja ka mehed võivad tahta. Mehed võivad ka tahta sihukest asja. No võivad tahta. Tegelikult ega ma ei tea, mis seal kotis on, võib-olla ma tahaks ise ka. Käes näitab meile. Sihuke pudi-padi pood. Sinimustvalge. Ta nägi Bemmi
termomeetrit Eesti värvides. väga tore. Ma lihtsalt tahtsin näidata. noh, ei mulle väga meeldivad bemmid. Ei, ma ei öelnud sulle, mõtlesin, kui meil oleks mingi sõber, kes oleks siuke. kui meil oleks bemmi sõber. jah, annan Mersumärgi. oo, Mersu oma on ka. või ongi trakk. siin on igast asju jah. kui oleks garaaž, siis võiks isegi panna midagi seina peale, aga meil ei ole garaaži. näe, siin on parking only bemmidele. Mersu parking only ka jah. See on päris äge. selle võiks hoovi panna. Siin on see väike. selle peaks hoovi panema, et sa oma saane ei pargiks Mersu kohale. jah, anna siin on siuke. selle peaks seina peale, bussi selle peale panema. seal, noh, meil peaks olema põhimõtteliselt nagu kliendikaart. kogu aeg käime Mersu seal. See on igast asju. aga mina tahan oma ainult ühte kindlat. ma üritan siin nagu ellu jääda, nii et ma midagi ära ei lõhuna. aga muidu tundub siuke pood siis. kõike. Kärt juba kadus ära, juba läks midagi otsima endale. või noh, ta juba teab, mida ta tahab. jah. noh, näed. nimelised need tassid. aga kõik on mingisugused Hispaania nimed siin. siuke pood. aga ma lähen otsin Kärdi ülesse, enne kui ta ära kaob kuskile, ostab liiga palju asju jälle kuskilt. ma ei tea, kus ta siin kadus. kuskil ta on siin. ahah, ma juba leidsin ta. vaatagi ilus. mis asi see on? väike laud. okei, kui sa nii ütled. kuule, ma nägin su näost, sa lihtsalt teda televaatajatel. noh, nüüd meil on 2 kotti. ja Its leidis seal ka Mersu magneeti, siis ta ostis selle ka. ma ei tea, miks, aga no tal nägi ja siis ta võttis mingi mul ei ole selle Mersu magnetiga midagi teha tegelikult. no paneme bussi külmkapi peale. jah. ja ma ei tea, ju siis on nende kaardimakse võib-olla, ma ei tea, terminalidega mingi probleem. igastahes siin ei läinud jälle, või noh, siin oli seekord kaardimakse terminali probleem, mitte minu kaardi probleem. jah, mõlema terminaliga. jah, ta võttis teise terminaliga välja, aga mõlemale ei hakanud. nii et me maksime cash money'ga. aga nüüd hakkab rahvast tulema, et me liigume siis bussi tagasi.